Kui sa tellid endale massiivse veebilehe ja investeerid sinna palju, siis sul ei ole vaja vähemalt paar aastat uut veebilehte, et sellepärast üks klient ei telli. Aga jah, et kui klient on nagu rahul ja tal on mingi äri veel, teinekord ongi see, et mitte nagu üks klient, kellel on nagu mitu äri, et siis on seda olnud küll, et ta tellib nagu teise äri jaoks ka samast kohast, et ta näeb, et mul oleks seal ka seda vaja. Juba jah, suhteliselt laialt levinud raamat on The Lean Startup. See räägib just nagu sellest metoodikast, mida meie ka väga palju kasutame, et just nimelt sellest metoodikast, et sa ei pea nagu kulutama väga palju aega ja raha, et mingi toode või teenus nagu turule tuua, et sa kiiresti ei too midagi välja, vaata, mis nagu kliendid ütlevad, muuda seda paremaks ja tee seda nagu tsükliliselt niimoodi, et pidevalt nagu kohandud vastavalt klientide soovidele, et siis sa jõuad nagu sellise mudeli või toote või teenuseni, mis nagu tõeliselt nagu müüb. Et kui seda nagu metoodikat kasutada, siis mõnes mõttes ei ole võimalik nagu läbi kukkuda. Aga jah, tänapäeval lihtsalt ongi see, et inimesed mõtlevad, et mul on see super idee, ma panen meeletult investeerin aega ja raha sellesse, et saada see valmis, siis ma toon selle turule ja siis ma vaatan, mis nagu juhtub. Ja teinekord juhtub see, et see ei olegi see, mis kliendid tahavad. Et see ongi see raamat, mis nagu annab selle hea metoodika selleks, et mismoodi nagu alustada ettevõtet nagu elus hoida mõnes mõttes. No inimesed mõtlevad, et mida need teised inimesed minust mõtlevad. Ettevõtluses ka, et mõeldakse, et oi, et nüüd konkurendid tulevad. Konkurendid, nad tavaliselt ei hooli. Nad mõtlevad, neil on endalgi 100 probleemi iseenda äriga ja iseenda ideedega ja ei ole nüüd seda, et nüüd vaadatakse, et mida sealt saaks kopeerida või spioneerida, et inimesed lihtsalt arvavad endast liiga palju, et tegelikult keegi ei hooli, et mismoodi nad välja näevad või mis nad selle äris nii väga teevad. Et sellepärast nii väga ei tasugi nagu pigem jah, et teha seda asja, mis nagu tehakse nagu hästi konkurentide pärast, mitte nii nagu muretseda. Aga jah, see on see raamat Lean Startup, mida ma kindlasti nagu soovitan ja nüüd Peep andis välja, pani kõik oma blogipostitused kokku ja andis välja raamatu, kus on siis juba jah, mingi ligi 400 lehekülge materjali, kus on nagu raamatu kujul kogu selle teadmise, mis me oleme nagu kirjutanud, saab nagu kätte. Et see on unikaalne kogumik, terviklik informatsioon, et kui nagu see ettevõtte läbi töötada, siis ei peaks olema nagu eriti enam küsimusi nagu selles valdkonnas, et kuidas ehitada siis nagu sellist veebilehte, mis nagu müüb. Et see on ka nagu üks soovitus. Kui sa hakkad nagu veebi nagu investeerima või mingid veebilehte tellima, siis neid asju nagu peaks teadma. Sest et enamus juhtudel ongi see, et minnakse Google agentuuri juurde ja see agentuur küsib, mida te tahate. Ja siis inimene peab enda peast nagu välja mõtlema, et ma ei tea, tehke niisugune roheline ja pange sinna kontakt ja võib-olla see on logo. Näitab näidiseid ka, ma tahaks umbes sellist. Jah, umbes sellist ja nii edasi. Aga jah, et selles mõttes peab ennast iga ettevõtte ja selles valdkonnas natuke nagu harima, sest et seal võib väga palju raha põletada ja seda tehakse ikka jälle. Et jah, sellised 2 raamatu soovitust. Et see, mis siin Eestis kõige suuremaks saada või Tartus kõige tegijam olla peale 2-3 aastat tegutsemist, see on nagu selles mõttes nagu natukene nagu mõttetu tegevus, et vaadake üle piiri ja proovige leida võimalusi, kuidas midagi väljapoole müüa. Meil on piirid on lahti, igaüks võib minna kuhu iganes, teha mida iganes, et siin Eestis, igaüks loomulikult, kes vähegi ambitsioonikalt mõtleb, et kellele sobib siin Eestis natukene vaikselt oma asju ajada, otsaga kokku tulla, ära elada, et see on nagu täiesti okei, aga kes tahab nagu, kellel on vähegi ambitsiooni, vaadake üle piiri, vaadake kas või Soome, seal on palju suurem tulg, vaadake Venemaale, vaadake Skandinaaviasse, vaadake Ameerikasse, et nagu meie näide näitab, et ei ole võimatu kanda kinnitada, kui sa teed nagu hästi seda, mis sa nagu teed, et ei ole vaja mingisuguseid 10 miljoneid turundus- või reklaami eelarvet, et Ameerikas kanda kirjutada, võtke üks inimene, kes teil kirjutab ja sellest nagu piisab, et teha nagu ma ei tea, $100 000 eest äri nagu mingi poole aastaga kuskil teisel turul on, et see ei ole mingi probleem. Tuleb mõelda niimoodi, et Eestit ei ole olemas ameeriklase jaoks, et ma olen isiklikult Ameerikas olnud öelnud, et ma olen Eestist ja siis hakkavad mõtlema, et mis osariik see on, see muidugi ei ole siis nagu valdav enamus, aga seda juhtub, nad ei tea seda riiki ja me mõtleme, et kõik teavad, kõik on ju kuulnud, aga keegi ei tea ja see ongi mõlemad hea, et on ka palju arutlenud seda, et mis on siis, me oleme Eestist, et ju meil on siis mingi unikaalne, mingi geneetiline eelis, et me oleme töökand või mida iganes, aga ei ole, et see ongi, et vahet ei ole, kus sa nagu sünnid, et
me alustame suhteliselt samalt tasemelt, on ju, aga meil on lihtsalt see mõttemall, et me võib-olla ei küündi nii kaugele, on ju. Et seda ei tohiks nagu olla. Et küündime küll, et vahet ei ole, kas sa oled, ma ei tea, suvaline immigrant Ameerikas, kes alustab nullist, ma ei tea, $10 hakkab midagi tegema või oled sa nagu eestlane, et me oleme ikkagi, alustame samast kohast, kõigil on samad võimalused, on ju. Et kõik vahe tuleb sellest sisse, et mis nagu ambitsioone sa endale sead, on ju. Mida sa nagu tegema hakkad, et midagi suuremat luua. Korrektne inglise keel on väga oluline, aga samas loomulikult vahepeal tuleb vigu sisse, on ju, ja inimesed lahkelt annavad teada, et näed, et teil on pealkirjas viga või mida iganes, on ju. Aga keegi, kui see info iseenesest on nagu väärtuslik, et siis see ei ole nagu probleem ja kui vaadata mingit suuri maailmatasemel konverentse ja seal tuleb esinema mingisugune, ma ei tea, teadlane või ettevõtja väga-väga halvas inglise keeles. Inimesed suu ammuli kuulavad, on ju. Et jah, et see keel ei ole nii oluline. Aga loomulikult, et jah, eriti alguses veel, on ju. Et see peab olema selles mõttes, et jah, keeleliselt nagu korrektne, heas inglise keeles, on ju, et keegi võiks seda vähemalt, kui eestlane kirjutab, keegi võiks seda nagu toimetada, mingisugune ameeriklane. Need teenuseid on internetis sadu ja sadu, on ju. Saab leida toimetaja, saab leida ka kirjutaja. Selles mõttes, et varikirjutajate turg on meeletult suur, et võtate mingisuguse kirjutaja, kelle te maksate, te ei pea panema tema nime sinna autoriks ja ta kirjutab teile hea meelega. Loomulikult te peate talle maksma, aga need summad ei ole midagi ületamatut. Kirjutab teile väga heas inglise keeles. Ta on, ütleme, native speaker, see tema emakeel, kirjutab teile sisu. See ei tähenda jah seda, et nüüd ettevõtja ise peab istuma maha ja hakkama nüüd päevast päeva seal sõnu seadma, ühes aknas on speller ja teises on sõnaraamat, et see ei ole vajalik. See kvaliteedisuhe on paigas, et kui te tahate sellist nagu pikka põhjalikku postitust ja siis mingi $150 üks postitus hakkab see jutt, on ju. Aga see ei ole midagi ületamatut, on ju, et ise ju seda võib-olla mingi tavaeestlane kokku ei pane, et need ei, aga see ongi nagu investeering, on ju, et sa selle asemel, et võtta endale inimene, kes nagu helistab kuhugile, nagu Indiast helistatakse, ma ei tea, meile iga nädal mitu korda, et lihtsalt külmad proovivad ja äkki näkkab, selle asemel võtke keegi, kes nagu kirjutab ja see hakkab veel paremini nagu tagasi tooma, on ju, tahetakse alati kohe tagasi saada. Et kui keegi helistab, siis äkki kohe näkkab, on ju. Aga kui keegi kirjutab, siis see tähendab seda, et see võtab võib-olla paar kuud aega. Sa ei saa mõõta oma edukust, kui sul ei ole mingisugust mõõdupuud, ehk siis nagu eesmärki. Sa nagu ei tea, kas sa oled teinud hästi või halvasti. See nagu, ja loomulikult eesmärk paneb sind nagu pingutama ka, et sa pead need nagu meeles pidama, sest muidu sa lihtsalt nagu paljud ettevõtted lihtsalt nagu vegeteerivad ja elavad. Vahepeal on rohkem raha, see nagu kulutatakse ära. Kulgevad. Jah, kulgevad, vahepeal on vähem raha, siis on nagu kehva ja siis nagu lihtsalt tehakse niimoodi ja 5 ja 10 aastat, et see ei ole nagu meie puhul nagu see asja mõte, on ju. Eesmärk on alati nagu kasv ja ütleme siis ettevõtluse seisukohalt nagu rohkem raha ja rohkem aega teha neid asju, mis nagu meeldib. Aga see, et kuidas me sinna nagu läheme, et mis on need tooted, teenused, need on ka mõnes mõttes nagu eesmärgid, toome välja selle, need võivad muutuda, aga see peaeesmärk, mis on nagu kasv, et see ei muutu. Igasugune konsultatsiooniäri, alustame juristidest, lõpetame mingisuguste ekspertidega, nõustajatega, et kui sa müüd ekspertiisi, siis sa pead ju näitama, et sul see ekspertiis on. Et mingi aeg võib-olla tõesti piisas sellest, et sa näitas, et mul on mingisugune akadeemiline kraad. See nagu näitas, et sul on ekspertiisi võib-olla. Või siis sa näitasid mingi resümee oli, et sul ees, et mingisugused kogemused, et see näitas ekspertiisi. Aga mingites valdkondades nagu turunduses sa võid ju mingit kraade näidata, aga see on nagu teada-tuntud tõde, et see kõik, mis sa kunagi koolis õppisid, on nagu aegond. Siis sa peadki näitama, et sul on ekspertiisi, et mida sa tahad müüa, sul peab see olema. Ja kuidas sa seda näitad, ainult ongi see, et sa paned selle sinna välja. Ja palju korratakse seda ka, et kui ma kõik oma teadmised välja kirjutan, et mida minu käest siis nagu ostetakse. See on ka nagu vale suhtumine, et kui inimene sinu käest midagi tasuta vastu võtab, siis ta on nõus sinu käest ka midagi ostma. Me tegime näiteks Direktor Meediale, tegime veebi ja nad ise ei uskunud seda. Aga see ongi niimoodi, et üle 90% otsingust on orgaaniline. See tähendab seda, et tuleb läbi otsingumootorite. Nad lihtsalt panevad iga kuu oma ajakirja sisu sinna viibi ja see lihtsalt müüb passiivselt. Nad ei pea mitte midagi lisaks tegema. Aga see ongi, et nagu nii tulevad ajakirja. Jah, nagu nii nad teevad seda sisu, on ju. Nad nagu nii teevad, on ju. Ja see lihtsalt müüb. Aga see ongi, et 90% tuleb sealt nagu see, aga see tuleb pika saa pealt. See tähendab seda, et mitte, et veeb on optimeeritud seal paarile märksõnale, on ju. Aga seal ongi hästi-hästi palju erinevaid kombinatsioone erinevatest lausetest ja selle peale tuleb, on ju. Aga jah, loomulikult see teadlik tegevus peab olema see, et pealkirjad peavad olema kirjutatud nii, nagu inimene seda veebist nagu otsib.
kui te hakkate vaatama näiteks, et paljud, ma ei tea, mingi New York Times, mis iganes suured veebiväljaanded, nende reaalse ajalehe pealkirjad ja veebi pealkirjad erinevad samadel artiklitel, on ju.